Operatsioon Eepiline raev on olnud karm äratus Iraani režiimile, mis arvas, et oskab end rünnaku eest kaitsta. Venemaa president Vladimir Putin jälgib seda kaugelt ja on hirmul. Putin ei oodanud kunagi, et midagi sellist võiks juhtuda ja nüüd on ta hirmust halvatud, sest ta on sunnitud endalt küsima väga ebamugava küsimuse. Kui USA tegi seda Iraaniga, kas nüüd on Venemaa kord? 5. märtsi videos ütles Kiiev Post, et Kremlis arutatakse, kuidas Venemaa peab leppima USA tegevusega Iraanis, mida Putin ei pidanud võimalikuks. Endine ülemjuht Ali Khamenei suri koos 10 alluvatega. See pidanuks olema võimatu. Khamenei maa-alused punkrid pidid teda kaitsma, kuid ta suri juba 1 päeva pärast operatsiooni Eepiline raev algust. Putin on sellele kindlasti tähelepanu pööranud, sest see näitab Venemaa juhile, et ta ei ole puutumatu, nagu me mõne minuti pärast arutame. Kuid Putin on Khamenei kaotuse pärast veel ühel põhjusel laastatud. Veel üks tema liitlane langes. Ja see vähenev liitlaste ring, mis tal alles on, ei ole piisav, et säilitada Venemaa positsiooni globaalse geopoliitilise mängijana. Venemaa peab nägema, kuidas USA hävitab režiimi, mis oli Venemaale tähtis nii Ukraina sõjas kui ka Putini võimu näitamisel ja Lähis-Ida mõjutamisel. Venemaal tulev retoorika muutub üha meeleheitlikumaks. Täiuslik näide tuleb Olga Skabajevalt, keda Kiev Post nimetab Venemaa televisiooni põhitegelaseks, mis sisuliselt teeb temast järjekordse Kremlit esindava hääletoru. Skabajeva sõnul rikub Ameerika tegevus Iraanis moraali norme. See on üsna irooniline, kui see tuleb Venemaalt. Riik, mis alustas ebaseadusliku sissetungi oma naaberriiki vaid seetõttu, et Putin tahtis rohkem territooriumi, üritab nüüd süüdistavalt näpuga näidata USA poole. Putinit ei huvita moraal. Teda huvitab hoopis see, kui rängalt Venemaa praegu kannatada saab ning kuidas Iraanis toimuv võib olla märk sellest, mis võib Venemaad ees oodata. Venemaa jätkab oma retoorikat. 11. märtsil vahendas Washington Post Kremli väiteid, et Venemaa ei usalda enam USA'd Ukraina sõjaläbirääkimistel. Vene välispoliitika analüütik Fjodor Lukjanov võtab kokku venelaste üldise meeleolu, kui ta küsib, kuidas saab sellises olukorras üldse läbirääkimisi pidada, kui tead, et teine pool võib igal hetkel minna üle otsesele isiklikule rünnakule sinu vastu. Tõepoolest, kuidas? Võib-olla oligi see kõik osa USA plaanist. Lõppude lõpuks hakkame nägema mustrit selles, kuidas Donald Trumpi administratsioon oma vaenlastega ümber käib. See ilmnes 2026. aasta alguses, kui Nicolas Maduro eemaldati võimult. USA pakkus läbirääkimisi, kuid asus kiiresti Nicolas Maduro Venezuelast välja viima. Samamoodi Iraaniga USA püüdis tuumaleppe üle läbi rääkida, kuid lõpuks ründas ja kõrvaldas Khomeini. Võib-olla kasutab USA läbirääkimisi ajavõitmiseks ja ettevalmistuseks. Kui USA on valmis, ründab ta, nagu Venezuelas ja Iraanis. Putin näeb siin sarnasusi, kuid suuremas ajaskaalas. Need sarnasused ja Iraani sõja kahju Venemaale tekitavadki hirmu. Teistest kaotustest räägime hiljem, nii et jääge meiega. Putinit on raputanud karm äratuskell, mille ta sai USA tegevust Iraanis vaadates, sest selleks on mitu põhjust. USA tõestas, et suudab juhtkonna paari päevaga kõrvaldada, hoolimata nende varjamisest. Khamenei on surnud. 6. märtsil teatas Sky News, viidates Iisraelile, et Iraani vastastes õhurünnakutes hukkus 40 Iraani tippsõjaväejuhti. Nende seas olid Iraani kaitseminister, relvajõudude staabiülem ja Islami revolutsioonilise kaardiväe juht kindralmajor Mohammed Bakbor. Eesti sõjablogija Artur Rehi sõnul kõrvaldasid USA ja Iisrael isegi ajutise ajatolla Ali Khamenei asendaja. See juhtus päev pärast ametisse nimetamist. See on maailma ohtlikaim ametikoht, ütleb Rai. Nad jahivad kõiki, keda Iraan Khamenei asemele paneb, nagu jäneseid. Praegu tundub, et USA hoiab end tagasi Mojtaba Khamenei suhtes, võib-olla selleks, et näha, millise seisukoha ta võtab. On selge, et USA ja Iisrael teavad, kus on Iraani juhid ning suudavad neid rünnata. See teeb Putini väga murelikuks. Teda ei huvita eriti USA ja Iisraeli kõrvaldatud sõjalised poliitilised juhid. Teda huvitab, et Ali Khamenei ja tema asendaja eemaldati justkui USA tahtel. See näitab Putinile, et USA'l on nii luure kui ka võimalused tabada varjuvaid juhte. See pole eriti hea Vene presidendile, kellel on salajane bunker Gelendzhiki palee all. Telegraph teatas 2023. aasta mais, et isegi palee punkrite skeemid avalikustati, võttes Putinilt ühe peidukoha.
mitte, et see midagi muudaks, kui USA suudaks Venemaal teha seda, mida ta suutis Iraanis. Siis poleks Putinil kusagile peitu pugeda. Venemaa president teab seda. USA ja Iisraeli tegevus Iraani juhtidega sunnib Putinit USA-ga suheldes pidevalt ettevaatlik olema, kartes uut rünnakut. Putini hirmu suurendab asjaolu, et Iraanis toimuv on paljastanud Venemaa sõjalise nõrkuse. Lubage mul teile meenutada, et Venemaa sõlmis Iraaniga vastastikuse strateegilise partnerluslepingu, samuti ka Venezuelaga, ütleb Rechi, nimetades seda lepingut sisuliselt NATO 5. artikli sarnaseks, mis oleks pidanud viima selleni, et Venemaa annab Iraanile otsest abi vastuseks rünnakule tema suveräänsuse vastu. Abi pole tulnud. Võime vaielda lepingu olemuse üle, sest seda on nimetatud koostöödokumendiks ja seotud strateegilise partnerlusega, kuid lepingu sisu on siiski oluline. See määras Iraani liitlasena, keda Putin sooviks kaitsta. Aga Venemaa pole sõjaliselt midagi aidanud, piirdudes vaid mõne luureinfo jagamisega ja silmakirjalikult kaevates selle üle, mida USA teeb. See pole Putini jaoks strateegiline, vaid hädavajalik, sest ta teab, et Venemaal pole piisavalt tulejõudu kriisi sekkumiseks. See on eriti tõsi nüüd, kui Ukraina sõda on Venemaa sõjaväge tugevalt kurnanud. Putin peab mõtlema, mida tema vähenevad liitlased arvavad tema läbikukkumisest Iraani nõrgestuva režiimi toetamisel. Nad nägid, kuidas Maduro, Khamenei ja Süüria Bashar al-Assad langesid, samal ajal kui Putin ei reageerinud. Wes O'Donnelli sõnul näitab Iraani olukord, et Putini lubadused liitlaste kaitseks ja relvade tarnimiseks on läbi kukkunud. Väljaspool Hiinat, mis kindlasti ei sõltu Venemaast mingisuguse kaitse osas, on Süüria, Venezuela ja Iraan Venemaa liitlaste seas tõelised raskekaallased. Putin ei teinud nende heaks midagi, nii et väiksemad riigid, kes võisid arvata, et saavad Venemaale loota abi saamiseks raskel ajal, võivad nüüd 2 korda mõelda, kas lasta Putinil oma mõju laiendada, kui nad ise midagi vastu ei saa. Putini liitlasvõrgustik kahaneb, mis on sama hirmutav kui võimalus, et USA võib teda igal hetkel tabada. Lisaks on see, mida Putin on Iraanis seni näinud. USA väidab, et 11. märtsiks oli Iraanis tabatud 5500 sihtmärki. Pea meeles, et see ei tähenda, et on välja lastud 5500 raketti ja pommi. Tegelik arv on suurem, sest paljusid neist 5500 sihtmärgist on korduvalt tabatud. Iraani merevägi, õhuvägi ja juhtimisstruktuur on halvatud. Iisrael väidab, et 5. märtsiks oli hävitatud 80% Iraani õhutõrjest. See teeb Putinit murelikuks, sest Iraani õhutõrjesüsteemides olid ka Venemaa S-400 süsteemid. Need ei suutnud Ameerika õhurünnakut takistada, mis ilmselt näitab, kuidas need kaitsesüsteemid töötaksid sarnase rünnaku korral Venemaa vastu. See tähendab, et Putin nägi, kuidas USA kõrvaldas juhi, keda ta ei pidanud saama tabada. Võttis Venemaalt võtmetähtsusega liitlase ja näitas üleolekut õhus Iraani suhtes. Jah, Venemaa hoiab oma hävituslennukid Ukrainast eemal, sest need ei pea lahingus vastu. Putin kardab, nähes Iraanis oma languse stsenaariumi. Kui USA otsustaks lõpetada rääkimise ja tegutseda Venemaa vastu. Putini jaoks on see kõige hullem osa, mis võib teda tulevikus ees oodata. USA tegevus Iraanis kahjustab praegu tõsiselt Venemaad ning Putin ei saa seda peatada. Sellest räägime ka saates The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on selleks ideaalne aeg, kui sind huvitab näha, kuidas võim tegelikult globaalsel tasandil liigub. Rääkides võimust, siis Putinil on praegu seda palju vähem kui ilmselt ühelgi teisel hetkel oma 2,5 aastakümne pikkuse valitsemise jooksul Venemaa poliitikas. Oleme seda näinud liitlaste kaotuses, millele Chatham House'i sõnul on Venemaale peagi suured tagajärjed. Kui Iraan haaratakse sõtta ja tema võime tegutseda piirkondliku tasakaalustajana väheneb, seisab Venemaa silmitsi strateegilise sügavuse järjestikuse kahanemisega. Mõttekoda märgib, et geopoliitiline arhitektuur võib muutuda mitmepolaarsest tasakaalust, kus Moskva mängib rivaale üksteise vastu, killustatumaks keskkonnaks, kus Venemaa on rohkem reageeriv kui proaktiivne. Teisisõnu, Putin näeb, kuidas kogu tema kunagine mõjuvõim Lähis-Idas ja Pärsia lahe piirkonnas kaob täielikult. See toimub juba praegu, sest ainus lootus, mis Putinil Iraanis on, seisneb selles, et USA ei lähe nii kaugele, et kõrvaldada kõik selle riigi režiimi jäljed. See on reaktiivne, mitte proaktiivne. Putin saab nüüd vaid loota, et teine riik tegutseb tema ootuste järgi. Venemaal puudub siin mõju, vaatamata investeeringutele ja Iraaniga loodud partnerlustele.
Rääkides partnerlustest, toob Paul Warburg esile, kuidas Iraani sõda avaldab ootamatut kõrvalmõju ka ainsale strateegiale, mis Putinil Ukrainas töötab. Massiivsete Shahed-droonide parvede saatmine Ukraina linnade ja taristu pihta. Venemaa on Ukraina sõja algusest saanud Iraanilt Shahed-droone ja loonud rajatised, et neid ise ilma Iraani abita toota. Ütleme enamasti, sest Warburg paljastab kokkuleppes midagi vähe teadaolevat. Warburg selgitab, et paljude droonide tähtsaimad osad tulevad endiselt Iraanist, mistõttu Iraani eemaldamisel kaoksid ka Venemaa Shahed-droonid. Kui neil puudub 10% võtmekomponente, on nende 90% ulatuses toodetud droonid sisuliselt väärtusetud. Venemaa ei saa lubada, et Shahedid kaotaksid väärtuse, sest Putini strateegia sõltub neist. Numbrid näitavad, et Venemaa on Putini sissetungi algusest tulistanud Ukraina pihta 57 000 Shahedi tüüpi drooni, kinnitab president Volodymyr Zelenskõi. Shahedi rünnakud on 2025 aasta keskpaigast pidevalt kasvanud. Jaanuaris tulistas Venemaa Ukraina pihta väidetavalt 4400 Shahedi drooni ehk umbes 140 drooni päevas. Mõnikord sisaldavad Venemaa poolt välja saadetud parved kuni 700 drooni, kusjuures Putini eesmärk on tavaliselt tekitada kahju seal, kus võimalik, aga ka kasutada neid massiivseid parvi Ukraina õhutõrje segadusse ajamiseks, et Venemaa palju hävitavamad raketid saaksid läbi murda. Lisandub ressursside raiskamine, sest Ukraina peab kulutama rakette ja tõrjuma droone Shahede peatamiseks, mida Putin kasutab Ukraina kurnamiseks. Kõik võib olla kadunud, sest Iraani režiim varises kokku ja kui USA ning Trump panevad paika uue juhi, ei pruugi Shahedid enam naasta. Venemaa tunneb seda eriti, sest Iraan peab keskenduma Shahedi droonide tootmisele, et tulla toime operatsiooniga Eepiline raev. Vene Shahedide varuud kestavad piiratud aja, enne kui Venemaal on vaja Iraanilt uusi komponente. Warburgi sõnul võib see tähendada, et Venemaa peab vähendama drooniparvi, mis vähendab survet Ukraina õhutõrjele ja takistab Venemaal tekitada edasiliikumiseks vajalikku kahju. Siin on tegemist sellega, et Venemaa ainus tõeliselt tõhus sõjaline strateegia on õõnestatud. Venemaa üritab meeleheitlikult millestki positiivsest kinni hoida, nagu me video lõpus räägime, kuid on veel üks geopoliitilise mängu aspekt, mis Putini jaoks käest libiseb. Iraani kaotus näitab Venemaa relvatööstuse nõrkust, samal ajal kui Ukraina positsioneerib end droonide alal sellise maailma liidrina, et Iraani sõda, et tugevdada sidemeid USA-ga. Siin pööratakse olukord pea peale. Venemaa relvaekspordi turuosa langes aastaks 2025 6,8%-ni, olles varem 21%, vahemikus 2016 kuni 2020. Iraani sõda võimaldab Ukrainal paista parema valikuna nii USA kui ka riikide jaoks, kes ostsid relvi Venemaalt ja nägid nende läbikukkumist USA tulejõu ees. Kuidas see juhtub? 6. märtsil teatas Politico, et Zelenskõi tegi kavala lükke ja pakkus USA-le ja Pärsia lahe riikidele, keda Iraan sihib, nõustamisteenust. USA pidas läbirääkimisi, et Ukraina jagaks droonitehnoloogiat, võimaldades Ameerikal loobuda kallite rakettide kasutamisest Iraani Shahedide vastu ja liikuda odavamate meetodite poole, mida Ukraina on 4 aasta jooksul Venemaa vastu arendanud. BBC andmetel on Ukraina droonieksperdid juba saadetud Saudi Araabiasse, Katari ja Araabia Ühendemiraatidesse. Ukraina väitel on nende abi selles valdkonnas palunud 11 riiki, sealhulgas USA, mis Putinit tugevalt häirib. Venemaa pidi olema riik, kellele teised riigid relvade osas lootma jäävad. Nüüd on selleks Ukraina ning Ukraina pakutavate droonistrateegiate toimivust on tõestanud just see riik, kes neid pakub. Kui räägime mõjust, eriti Lähis-Idas, siis Putin on saanud topeltlöögi. Ta on kaotanud oma mõju samal ajal, kui Ukraina mõju kasvab. Kui USA ja Ukraina tugevdavad sidemeid, võib oodata rohkem vastastikust kasu. Ukraina annab USA-le droone ja teadmisi, ehk hakkab USA omakorda Ukrainale otse rohkem vajalikke õhutõrjerakette andma, ilma et Ukraina peaks läbima takistusi. Või lubab USA Ukrainal ATACMS-i rakette Venemaa vastu rohkem kasutada kui seni. Siin mängitakse poliitilisi mänge ja Putin peab tunnistama, et tal pole kontrolli, nagu ka paljude eepilise raevuoperatsiooni tagajärgede üle. Siiski püüab Venemaa positiivsetest külgedest kinni hoida. Warburgi sõnul arvavad mõned, et USA kulutab Iraanis oma varusid ja muutub Venemaa jaoks vähem ohtlikuks. Fortune märgib, et mõned USA-s juhivad tähelepanu,
Trumpi administratsioon kasutab relvavarusid, mille vähenemisega ta põhjendas relvade mitteandmist Ukrainale. See on õigustatud tähelepanek, kuigi see jätab tähelepanuta tõsiasja, et need relvad on osutunud umbes 2 nädalaga Iraanis tõhusamaks kui peaaegu kõik, mida Venemaa on 4 aasta jooksul Ukrainas teinud. Varude nappus võib muutuda probleemiks, kuid ka Venemaal pole lõputult relvi, arvestades nende suurt kasutust Ukrainas. Siin on ka rahaline pool, sest Iraan on kasutanud oma ainsat mõjuvõimu, sulgedes Hormuzi väina. Nafta hinna tõus on hea uudis Putinile ja tema varilaevastikule, kes müüvad sanktsioonide all olevat Venemaa naftat. Ka see pole Venemaale nii suur õnnistus, kui Putin loodab. Warburgi sõnul on olukord ajutine ja Hormuzi väin ei jää suletuks. Kui Iraan veel nõrgeneb, kaotab ta kontrolli väina üle. See koos kindlustusmaksete stabiliseerumisega ja kaubalaevadele pakutava kaitsega, nagu Prantsusmaa on väitnud, et pakub uue kaitsemissiooni kaudu, mida ta koos liitlastega ette valmistab, tähendab, et kõik majanduslikud eelised, mida Venemaa kogeb, on lühiajalised. Vladimir Putin haarab õlekõrtest, kui ta arvab, et need 2 tingimuslikku positiivset kaaluvad üles kõik negatiivse, mis kaasneb sellega, mida USA Iraanis teeb. Shahedi tootmine hakkab lonkama, kui Iraani režiim on halvatud. Venemaa on kaotanud oma positsiooni geopoliitilise jõuna, eriti kuna tema relvad ja Kreml ise ei suutnud Iraani kaitsta. Mis puudutab Putinit, siis ta on juba näinud, kuidas USA ja Iisrael on kõrvaldanud 2 Iraani juhti. Ameerika ülekaalukas õhujõud, ulatuslik luurevõrgustik ja täiustatud punkripurustajad võiksid temaga sama teha. Samas tugevdab Ukraina oma mõju ja suhteid, mis nõrgestab Putinit veelgi. Punkripurustaja ei pruugi küll mõnda Putini paleed tabada, kuid Putin teab, et ta võib olla järgmine. Ta võib surra, aga mitte tingimata. Teda ootab tulevik, kus tema geopoliitiline hääl on vaiksem kui kunagi varem. Jaanuaris nägime, et Iraanis alanud protestid ja USA ähvardused režiimile viitasid tulevatele sündmustele. Juba siis ütlesime, et see lõpeb Putini jaoks halvasti. Vaadake meie videot ja saate teada, miks nii arvasime. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et näha rohkem analüüse selle kohta, kuidas Iraani sõda mõjutab palju enamat kui ainult Teherani režiimi. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!